Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Täna mul teemat ei ole, nii nagu mul ikkagi vahepeal on. Need, kes mind pidevalt vaatavad, need teavad, et aeg-ajalt on niimoodi, et ma lasen ise kaartidel rääkida. Ma ei tea, missugune info tahab lauale tulla, kes tahab rääkima tulla, meesterahvas, naisterahvas on ju, ei tea. Nii, missugune info tahab täna siia lauale tulla vaatajate ette? Mis see info on, mis tahab tulla siia meil vaatajate ette? Mis lugu on, mis tahab ennast nähtavaks teha? Kes tahab ennast nähtavaks ja kuuldavaks teha? Nii, kes see on? Mis lugusid tahab tulla üles? Kellegi unistused on siin purunenud, kui ta läks teele kuhugi. Noh, teele, see on lihtsalt, käib oma eluteed, kas sõidab kuskile, juhtus midagi äkki seal tee peal tal nii-öelda olles, kuhu ta läks. See avaldas tal väga tugevat mõju, mingisugune torn oli seal tee peal, kuhu ta läks. Ja nüüd ta istub, ta muretseb, sest ta ei tea, kas tema unistused lähevad täide või mitte. Aga ta loodab, et võib-olla ikkagi teda aidatakse. Nii. See on keegi, kas see on keegi nooremapoolne inimene? Sest baas on, võetakse seda kas nagu laps või keegi noorem inimene. Või siis, kui ta on mees, aga ta on nagu siukene... käitub nagu laps, eks ole, on ju, ei ole nagu veel meheks arenenud nagu vaimses mõttes, selles mõttes, et teeb igasugu poisi tükke, on ju. Nii. Küsime, et mis see juhtus sul siin sinu teekonnal, mis see torn on? Mis see juhtus? Juhtus sauade kuninganna. Juhtus sauade kuninganna. Koos päiksega. Ahsoo. Issand, ma praegu tõmban kaarti, et mul tuleb tibutagi selga, see tähendab, et info on õige. Ühesõnaga, see mees, kes ta siin on, võib-olla tõesti noore mees sellest naisest, ta nägi seda naist, ühesõnaga ta armus kohe silmapilkselt sellesse naisesse ära. See naine oli temaks täielik päiksekiir, on ju. See mees on tõesti temast tohutult võlutud, tohutult sisse võetud ja ta hakkas kohe selle naise järgi igatsema. Ja ta ütles, et ei, see naine, et esiteks tal oli hea meel üldse, et see naine ta eluteele tuli. Ja teiseks ta ütles, et ei, see naine saab minu omaks. See naine peab minu omaks saama. Mina mõtlesin mingisugune katastroof või midagi, ei, mees armus ära. Seda ma küll ei oodanud. Vaata, pead ma üle küsisin, on ju. Ja üks küsinud, oleks mõtlen, et ei tea, mis asju kokku. Nii. Okei, selge, me saime teada, sina armusid ära tee peal kuskil, kui sa läksid. Ükskõik, läksid sa kuskil asju ajama, poodi, tööle, ükskõik on ju. Me võime ükskõik, kus seda teist inimest kohata, me kunagi ei tea, on ju. Nii, edasi, mis siis edasi saab? Nii. Mis siis edasi saab? Mina loen seda nüüd niimoodi, et see mees on valmis selle naise endale saama läbi mingisuguse valekäitumise, kas läbi mingi skeemitamise, läbi valetamise, et see õiglus, millega see mees tahab seda saada, see õiglus on vale. See on vale tõde. Ja ta kavatseb selle tõega nagu selle naise endale võita. Ta ütleb, et sa oled minu oma, ma ei anna sind mitte kellegile. Ta võib-olla ütleb, et ma olen hästi rikas või et sa saad minuga hästi õnnelikuks, mul on sulle hästi palju pakkuda, et mul on kas oma maja või oma korter või et sa ei pea üldse nagu millegi üle muretsema. Ta tuleb nagu narri mängima selle naise ees, et seda naist endale saada.
aga minu arust on juba see halb, näete, paki all on ülemperest rinna, et siin on varjatud asjad, kõik ei ole tõde. See, et ta tuleb juba valega, nii-öelda vale õigusega seda naist endale tahtma, see on juba halb. Okei, vaatame. Nii, kuidas see lugu edasi läheb? Kusjuures ta kuulutas juba teistele ka, et see naine on minu oma, et vaadake see, et ütleme näiteks, et see naine saab minu omaks, et mul tulevad temaga pulmad. Ta juba nagu teistele ka kuulutas seda. Aga ta ei ole, jah, ma ei tea, vaatame edasi. Kuidagi ta selle naise oma valede võrku sai. Vaatame, mis edasi saab. Näete, siis ongi, ta mõtles selle plaani täielikult läbi. Siis ta veel kõhkles, ta ei olnud kindel, kas see otsused, mis ta tegi, kas see oli õige. Aga ta tõesti armastab seda naist, on ju. Ja ta ütleb, ma olen nõus ükskõik mida tegema, et seda naist endale saada. Ma püüan nagu olla siuke rahulik ja tasakaalus, kuigi tal on väga tugev nagu soov selle naise järele. Aga ta nagu veel kardab. Ma ei tea, kas ta tegi selle teo ära siis. Kas see, mis sa tegid selle naise suhtes, see vale tegu, kuidas sa meelitasid ta nagu kas enda poole või oma koju. Kas sa juba tegid selle teo siin ära? Ja ta on ta juba oma koju meelitanud. Okei. Nii, ta on juba selle naise oma koju meelitanud. Ja ta ütleb, et ma ei kahetse seda, et ma võtan ükskõik mida ette, et sa naist endale saada. Kuigi nüüd tekivad tal kahtlused, nüüd tekib tal hirm. Nii, vaatame, mis edasi saab. Siin on nüüd mitu varianti, kuidas edasi lugeda. Kas on niimoodi, et see naine nägi läbi selle mehe käitumise, ta sai aru, et mees on tema sarmunud nagu poisikene, aga ta nägi tema pettuskeemi läbi, sai aru, et see ei ole õige, et teda siin niimoodi hoitakse kuidagi nii-öelda lõksus. No see võib olla, et kas päriselt ei lasta välja, et ongi kuidagi lugu taga seal majas või korteris, et ei lastagi välja või see on lihtsalt kuidagi, et ta ei luba tal kuskile minna, lihtsalt, et sa ei tohi ilma minuta kuskile minna. See on nagu hästi sümboolne. Ühesõnaga ta sai aru, et siin on midagi nagu valesti, siis ta sai tõe teada. Minu tuleb, et see keisrinna on selle mehe ema. Ta sai selle mehe emalt teada tegelikult tõe ja siis tuli täielik surm, nagu ta sai aru, ta sai selle info, mis tegi ta südamele tohutult haiget. Ta sai teada kogu tõe ja siis ta otsustas nagu selle mehega lõpu teha. Aga vot ma ei tea, mida see ema ütles selle poja kohta. See tegelikult see keisrinna on üldiselt nagu emaduse kaart. Me ei tea, mida ta ütles selle poja kohta, et see naine nüüd, ütleme, läkski ta elust ära. Nii, vaatame, mis edasi saab. See naine ei unustanud seda meest. Niipea, ta oli tal väga kaua meeles, mõlkus see mees. Ja siis ta lihtsalt ootas, et aeg teeks oma töö või et ta siis ootas, et võib-olla ta mingi aja pärast saab mingisugust infot siis mingisuguse teo kohta või selle mehe kohta või. Ja siis tuligi see rõõmus info, mida ta oli oodanud, ta ütles, et jess, et ometigi. Ja see tuli see, et see mees
kas tal tuli mingisugune rahaline katastroof, kas ta jäi millestki ilma. Ja siis see mees läks hästi enda kaitses. Küsime, millest siis, mida see naine, ta oli hästi rõõmus muideks selle info üle, mida ta tükk aega ootas seda infot selle mehe kohta. Ja mis see müntide viis oli, mis see tähendab, millest siis see mees ilma jäi? Oma päiksest. Oma päiksest, see tegi teda hästi kurvaks. Ta hästi palju läks minevikku. Mõtles, et vaatugi ilus, kui me seal elasime. Ta mõtleb sellest, et ei, aga ta ju teadis, et see naine läks tema juurest ära. Kuidas ta pidi siis nii kaua ootama? Või siis ta tahtis teada, et kuidas mees suhtub sellesse või? Kas ta siis oli vahepeal mees ära või? Igatahes mees on hästi õnnetu, tema päike on tema kodust kadunud. Ta hästi igatseb teda, ta meenutas vähemalt neid väikseidki aegu, kui ta selle naisega koos oli. Kas või me mäletame läbi pettuse, on ju. Nii. Kas siis mees oli vahepeal ära või? Võib-olla siis ema pidi temal silma peal hoidma või vaat oli ju läbi pettuse, eks ole, me ei tea ju, mida ta selle naisele rääkis seal, on ju. Nii, ja vaatad, kuidas see lugu veel edasi läheb või kas see lugu läheb edasi või? Vaata, mis siit veel edasi tuleb. Nii. Mul tuleb jälle tibutagi selga. Mul on siuke tunne, kui ma nüüd õieti loen, et see mees tuli nagu selle naise juurde koju. Ja minu arust ta lausa nagu nõudis, et see naine koliks uuesti tagasi tema juurde. Me olime ju koos nii õnnelikud, on ju. Oleme ju kõrgemalt poolt üksteisele loodud. Kas sa ei saa aru, et see on nii ainulaadne võimalus meie eludes, on ju. Et miks sa küll tegid sellise valiku, et sa valisid nagu ära minna minu juurest. Ta lausa nagu nõuab, et see naine tuleks tema ellu tagasi. Nii, vaatame, mis edasi saab. Mis edasi saab. See naine vastab, et mina võin ju sinu päike olla küll, aga sina kasutasid minu endale saamiseks valesid võtteid. Et sa nagu valetasid mulle, sa ei rääkinud mulle tõtt, on ju. Et ma olen täitsa kurb selle üle, kuidas sa minuga käitusid ja mida sa mulle tegid. Sa meelitasid mind valega nagu läbi saatan, sa meelitasid mind oma koju. Ja see on nüüd sulle paras, et sa said selle, mida sa said. Et sul on nüüd halb olla ja kõik niimoodi. Sa oled selle ise ära teeninud. Seepärast, et sa käitusid minuga ebaausalt. Nii. Ja vaatame veel, mis veel edasi öeldakse. See mees nagu, selle mehele kõik see jutt teeb hästi palju haiget. Siis ta mõtleb, et ma ju võin võtta veel kedagi, et ega see ei ole ainuke naine maa peal, aga ta ütleb seda nagu läbi tohutu suure valu. Sest päriselt see naine murdis ta südame, ta päriselt seda naist armastas, nii nagu ta pole mitte kedagi teist armastanud. Ja see, et ma võin ka kellegi teise võtta, mul neid naisi küll on, see on öeldud läbi valu. Ja see on tegelikult, ta tegelikult armastab ainult seda naist, on ju. Ja ta tahab sellele naisele nagu näidata, ta on nagu pahane, vihane, hästi jõulised, et ma veel näitan sulle, et ma suudan maailma muuta. See on nagu naisele midagi, et ma ei tea, mis teoga. Et sa näed veel, kuidas maailm muutub, on ju. Või ta mõtleb, et sinu jaoks asjad muutuvad, et ma ei jäta seda nii või. Ma ei näe otsest, et ta oleks nagu ähvardanud kättemaksuga. Aga ta nagu ütleb, et ma veel tõestan sulle ennast. Et siis võib-olla sinu arvamus muutub minust.
okei. Jällegi selle info lõpus tibutagi tähendab info on õige. Aga mida see mees läks tegema? No arvestades sellega, kuidas see lugu hakkas, on ju. Ma muidugi ei mõelnud selle peale üldse, kui kaardid nüüd näitama hakkasid. Aga see mees läks kellegi maagi juurde ja lasi teha sellele naisele hästi kiiresti mõjuvat seksuaalmaagiat midagi, et ta oleks nagu tema külge aheldatud ainult. See tegelikult tohutult raskelt nagu avaldab oma mõju. Ja ta on nagu hästi lõhkuva iseloomuga see rituaal selle naise jaoks. Nii, ja mis siis edasi sai? Aga siin astusid nagu kõrgemad jõud vahele, ütlesid ei, nii sa teha ei või, et sa käitud niimoodi, et ei, et selle eest me võtame sul ära mingisugused uued võimalused, võib-olla isegi mingisugused koostöövõimalused teiste partneritega, sissetuleku võimalused võtame sul ära, sest sa käitusid väga ebaausalt, et see on nüüd tasu selle eest, mida sa tegid sellele naisele. Nii, et see kõrgemad jõud ei läinud seda naist päästma, kellele ta maagiat tegi, aga see mees sai kohe kõrgemalt jõududel kohe karistuse selle eest. Nii, vaatame, mis meil siin jäid kaardid, mis nad veel lõpuks räägivad. Mina ei tea, kas see siis maagia nagu ei mõjunud või ei ta nagu mõjus, aga siis tuli keegi, kes nagu tühistas selle maagia ära või ta tegi vastu maagiat või tühistamist. Vabandage, sest mina ei ole sellega kursis, mina ei tea, kuidas need asjad käivad, on ju. Ühesõnaga ta võttis selle naise pealt selle maagia maha. Naine oli muidugi jällegi hästi frustreerunud, hästi nagu pettunud, et issand, et miks see mees nagu minule ikkagi niimoodi tegi, on ju. Ja kujutage ette, et see sama mees, kes nagu aitas seda naist, nad armusid üksteisesse ära ja lõpuks nad hakkasid koos elama. Ja ma tahaks lõppu öelda, ja kui nad veel surnud ei ole, siis elavad nad koos tänapäevani. Vot sellist lõppu ma küll ei oodanud, aga see mees oli nagu hästi armastav mees, kes selle naise päästis selle maagia käest, on ju. Ta nagu hästi oskas oma tööd. Aga ta tõesti armus ära sellesse naise, see naine armus tema, nad hakkasid lõpuks koos elama. Sellist lõppu ma ei oodanud. Ühesõnaga, see oli siis kellegi lugu, kes tuli siia täna lauale. Kirjutage palun, kui see tõesti oli teie lugu, kui teiega juhtuski niimoodi. Ma nii väga tahaksin kuulda teie lugu. Kui see oli teie lugu, palun, kui te julgete, kirjutage palun oma lugu kommentaaridesse. Ma oleksin väga-väga tänulik teile. Kellele meeldis, pange like, uued tulijad, vajutage telli nuppu, see on tasuta. Vajutage ka musta kellukest, siis edaspidi saate alati teavituse, kui ma olen uue video üles laadinud. Kes tahab minuga eraseansile tulla, siis kirjutage mulle aadressil piv.rutt@gmail.com. Seal lepime teiega kindla päeva ja kellaaja kokku, millal teeme siis Messengeris teiega videokõne. Teil peab olema Messengeris kasutaja tehtud. Ja enne kui tahate tulla minult aega broneerima, palun tehke kellegi sõbra või tuttavaga videoseanss ja kontrollige, kas teil see heli ja pilt töötab hästi, eks ole. Et minu jaoks on see hästi oluline ja kõik see info, mida ma vajan, kui te tulete minu seansile, asub minu kanalil postituste all. Seal on kõik see info, mida ma vajan, kui te tulete minu seansile. Kui te tahate peale enda veel kellegi kohta küsida, siis mida mul on vaja teada, eks ole. Ja võite siis oma küsimused ka ise enda jaoks endale kuskile paberile kirja panna. Et kui meil hakkab seanss, siis te ei unusta oma küsimusi ära, mis te küsida tahate. Sest mõnikord võib olla niimoodi, et te lihtsalt unustate meie seansi käigus mõned küsimused ära. Seepärast ma ütlengi alati, et enda jaoks pange kas või punkt haaval omal küsimused kirja.
et siis te teate, et siis te olete kõik vajalikud küsimused ära küsinud, eks ole, mis te olete tahtnud. ma ei tegele terviseteemadega, ma ei tegele kohtuteemadega, jah. ja ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.